tere kõigile. Käes on nüüd selle aasta 26. aasta supervisioonide aeg ja meil on esimesed supervisioonid või esimese supervisioonipäev tehtud. Superviisorid Merle ja Ingrid on mu kõrval ja mõtlesingi, et küsin teilt nüüd siis peale seda esimest päeva, et kuidas uued konstellöörid nüüd tunduvad, kas õppimised on hästi omandatud, kas neist võiks olla siis abi nende juurde tulevatele klientidele. Kuidas tundub? Kuidas võib-olla endal on olnud, võib-olla tulevad mingid oma mälestused, sellist väikest jagamist äkki, kes võtab sõna. Joome teed siin hommikul. Ma eile vaatasin ka nagu selle pilguga päeva lõpu poole, et kuidas see üldmulje nii-öelda on. Ja mulle meeldis, et väga paljud olid ikkagi juba nagu korralikult tööd teinud. Õppegrupid ära või õppetunnid ära. Jah, et nad juba teadsid neid liikumisi või mis seal võib tulla. Eks see on ju tavaline, et mõnel läheb paremini, mõnel kehvemini, oleneb kliendist, oleneb teemast, eks ju. Et kunagi sa ei tea, mis sul satub sinna, et siis mõnel võib-olla ongi raskem seda teha. Aga see üldpilt oli ilus, mulle meeldis. Ja. Et mõne puhul isegi oli see, et nagu ei osanudki arvata, et ta alles lõpetas. Nagu valmis konstellöör juba. Et see oli et väga hästi omandatud ja harjutatud nii-öelda. Mulle meeldis. Ma mõtlesin, et need on näha, kel on praktikat taga. Ja tegelikult viimastel aastatel ma olengi pühendanud praktikale rohkem tähelepanu. See intervjuu osa, see nagu kõigil õnnestub. Aga just seda praktikat. Selle erinevus, et kes ikkagi teevad praktikat, kes praktiseerivad, et siis see erinevus oli näha. Erinevus oli ka näha, et kes tundis juba ennast nagu vabamalt ja kellel oli väike pinge ka sees. Aga selles mõttes, et dünaamikat ära tundmine oli ju kõigil on ju olemas, et nad märkasid, tegid, et see on jah, nagu sa ütlesid, et kliendid olidki nii erinevad, et väga keerulised. Ja kliente oli ka päris keerulisi. Ja just, et kuna praegu on perekonstellatsioonide supervisioonid, et siis hoida nagu selles raames seda. Just. Et see on ka nagu... Ma vahepeal ütlen, et eile siis kõik, kes supervisiooni tegid, kõik said selle tehtud. Mingid suuri selliseid möödalaskmisi ei olnud, pigem oligi see oskus jääda siis sinna raamidesse või piiridesse, mis on siis kliendi küsimus. Et mulle ka tundus nii, et ma omalt poolt ütlen, et ma olen ka täitsa õnnelik. Et see esimene päev, eks teisel päeval võib olla ka siin, eks mõned võib-olla jäävad ka niimoodi lõpupoole sellised natuke, kellel on veel mõned õppetükid tegemata, ei tea, kuidas see tänane päev tuleb, aga ma olen ka eilse päevaga rahul, nii et 26. aasta esimesed supervisioonid on suurt rõõmu pakkunud ja neid võib nagu lubada küll klientidega. See oli tunda ka, et sa oled nagu väga head tööd teinud. Ei päriselt. Ma ei tea üksi, et õpetajaid on ikkagi palju ja kõik on hingega niimoodi, et see on ikkagi kõigi koostöö. Aga teid eriliselt tahan tänada selle eest, et esimest korda olite nõus tulema. See tuleneb ka sellest, et esimesest lõpetamise grupist on juba 6 aastat möödas. Teil on kogemusi nii palju
eriti Ingrid on neid supervisioone teiseski valdkonnas, et ma arvan küll, et nii võiks jätkata ka. Aga vaatame, kuidas elu siis toob. Väga huvitav kogemus ja ma olen väga tänulik, et sa pakkusid seda võimalust. Ja minule ka nagu, et eks see on ju see, et sa küll osaled ja vaatad ja hindad, aga ise õpid ju tegelikult täpselt samamoodi, et minu jaoks on need alati sellised enda arendamise kohad ka. See on vastastikune. Ja kuulata veel lõpus neid sinu nii-öelda kommentaare, on ju sellele, siis endale ka veel tulevad nagu uuesti seda. Ja kusjuures mulle meeldib see, et Merle sa nagu oma kandi pealt nagu annad sellist, just sa rõhutad seda, mis hästi nagu õnnestus ja annad sellist nagu tuge, et minus võib-olla seda on vähem, ma nagu õpetaja räägin neid kohti, mis nii võib-olla, kus saaks veel midagi paremaks teha, aga ja Ingrid just selle jälle oma professionaalsusega veel täiendab seda, nii et ma usun, et hea komplekt on meil siin praegu. Sest ongi, et igaühe on oma nägemus või igaüks näeb mingisuguseid oma nurki, et mulle meeldib just nagu jagada või rääkida ka sellest, et mis töödes hästi veel üles tuleb, eks ju, et millele tähelepanu pöörata. Ja nagu ma eile ütlesin ka, et see, mida meie jagame lõpetajatele, et see jääb eluks ajaks meelde, need nii-öelda mingid väiksed kohad, mis võib-olla mida timmida ja et need jäävad meelde. No igal juhul tänan, et ka olite nõus nagu mõne sõna ütlema siis nende supervisioonide kohta ja varsti algab tänane päev ja eks me siis toimetame edasi järgmiste lindistusteni või järgmistel videoni. Õpilased juba ärevuses ootavad.